Selles videos näeb, kuidas 2D kommunikatsiooni viia 3D-sse. Joonises on olemas juba varasemalt üks Civil 3D pinnamudel. Seda kasutame siis joonele kõrguse andmiseks. Esmalt tutvun joonisega, et näha, mis on 2D-s ja mis on 3D-s. Nagu näha, kõrval olevas aknas kõik kommunikatsioonid on hetkel 2D-s. Ja selleks, et näiteks sidekanalisatsiooni viia 3D-sse, mille olen siis hetkel joonises valinud, ma kõigepealt teen koopia, siis kasutan copy käsku sellest samast joonest täpselt sama koha peale. Mis järel valin ühe nendest joontest ning konverteerin selle objekti FeatureLine objektiks. FeatureLine objekti abil on meil võimalik Civilis oluliselt mugavamalt sidestada erinevaid kõrguseid ning teha toiminguid. 2D joonest FeatureLine'i tekitamisel on meil Java kaken, kus on võimalik anda ka objektile nimetus. Vajadusel muuta stiili ning täpsustada võib-olla ka viht. Ning antud hetkel soovin siis eemaldada selle objekti hiljem joonisest. Ja sama protseduuri käigus soovin anda ka kõrgused pinnamudelilt, ehk siis kasutan Assign Elevations funktsiooni. Ning avanevas aknas on võimalik öelda, millised pinnamudelilt kõrgused võetakse ning kas ma soovin, et joon kopeeriks täpselt maapinda või kasutaks kõrguste saamisel ainult joonel olevaid vertex objekte. Vertexid on siis joone murdepunktid, mida siin taamal näha võib. Mina soovin, et joon kopeeriks täpselt maapinda ning oleks maapinna suhtes näiteks -1 meeter allpool. Toimingu järel on näha, kuidas joon liikus siis 3D-sse ning lisandus ohtralt punkte, tänu millele see joon siis on kopeeritud täpselt pinnamudelile. Selleks ma vahetan pinnamudeli stiili. Valin loodud objekti ning kasutan object viewerit. Tehtud töö võrra siis kord kontrollimiseks. Kollasega asetsev joon on meil siis ilusti maapinnast allpool. Juhul kui ma soovin nüüd seda kõrgust joonel muuta, siis on mul võimalik selle joone ehk siis FeatureLine objekti valimisel kasutada Elevation Editor funktsiooni, kus on joonel olevad kõik kõrgused kuvatud tabeli kujul. Kui siin tabelis liikuda, siis on ka näha rohelisega tähistatud, kus täpsemalt see punkt on siis meil joonises valitud. Tabelis on võimalik siis vajadusel neid tumedas trükis olevaid numbreid ka muuta. Näiteks kui ma soovin võib-olla viia selle punkti 1,2 meetrit maapinnast allapoole. Kõiki neid kõrguseid on võimalik siin tabelis liigutada ka etteantud koefitsiendi abil, näiteks 0,2 meetrit ja soovin siis liigutada võib-olla siis kogu joont ülespoole või siis allapoole. Antud hetkel siis ühe punkti kaupa. Juhul, kui ma olen selle joone saanud sobivale kõrgusele ja kui ma ei soovi seda FeatureLine'i enam siis kasutada 3D operatsioonide jaoks, kasutan käsku Explode, X ja Enter ning saadud FeatureLine objektist tekib siis 3D polyline, mida on võimalik kasutada siis järgnevalt 3D solid objekti genereerimisel. Kui mul on olemas joonises 3D joon, mida ma soovin nüüd kasutada, siis näiteks kommunikatsiooni kuvamiseks
3D-s ja mitte lihtsalt joonena, vaid siis koostan ka sobiva ristlõike, mida siis soovin kasutada selle joone kuvamiseks. Ehk siis pikijoont, näiteks 3 sellist 110 millimeetrist toru. Ja kasutan käskus flip, mis järgin käsurida, ehk siis kõigepealt valin ristlõike, milleks on siis need 3 ringi. Ja seejärel valin telje piki, mida ma soovin siis neid ristlõike ringe kasutada. Ja selleks on seesama kollane joon, mille ma just olen teinud. Tulemus on siis näha 2D's ja ka 3D's, kus siis juba tegemist 3D solid objektidega, mida me saame väga edukalt kasutada siis näiteks IFC faili genereerimiseks. Siinkohal siis tasub teada, et kõik, mis on joonises ja mis sobivad IFC formaati ülekandmiseks, kantakse koos IFC faili. Selleks, et vältida ülearuseid objekte, ma tõstan need 3 objekti, 3 valitud objekti siis uude tühja AutoCAD joonisesse. Kasutan AutoCAD ISO malljoonist ning Paste to Original Coordinates võimaldab mul siis valitud objektid kopeerida tagasi õigesse koordinaati. Seejärel rakendan käsu IFC export ning annan siia suvalise projekti numbri ning valin siis asukoha, kuhu ma soovin siis sidekaabli 3D text eksportida. Ja olen siis saanud ühele poole IFC faili loomisega.